Nii oleme ennast nüüd ära kasinud, oleme jõudnud siia Sun Moon Lake'i juurde. Tundub tegelikult päris väike koht, aga siuke suht armas. Aga üks asi, mis me kohe tähele panime, on see, et siin on palju jahedam kui Taipeis, jah. Et siin on ainult 25 kraadi näiteks, mis meie jaoks on ikka väga suur vahe. Et homme hommikul mõtleme, et teeme siis ratastega sellele järvele tiiru peale, et ta pidi kuskil 28 kilomeetrit olema. Ja siis vaatame edasi. Täna proovime midagi süüa saada ja jalutame natuke ringi siin. Ja praegused ilmastikutingimused ka ei soosi seda järve vaate nautimist, et üsna udune on. Seal see järve teisel pool on osa, kus peaks olema teine selline küla ja see ka vaevu paistab siit kätte. Lõpuks ometi normaalselt sööma. Jah.一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒。哪通失去希望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起。Täna on 19. september ja on meil reede, ehk meil on mingi 7 päeva umbes veel ja tegelikult natukene vähem, ütleme nii 6 päeva. Ja siis praegu me oleme Sun Moon Lake'i juures ja lähme täna ümber järve ratastega sõitma, nii nagu plaanitud. Vara hommikul läksime või tulime välja ja mõtlesime, et see on normaalne, et saamegi ratast rentida. Ühes kohast meil öeldi, et tulge hommikul 6-10 või midagi sellist ja me läksime, sealt me saime ka rattad, aga teised kohad on põhimõtteliselt kinni. Süüa ega midagi ei saa ja siis alguses pakuti meile sellist nagu 2 inimese jalgratast, kus on natukene elektrit või mingit muud asja ka. Aga kui me ütlesime, et me tahame minna ümber järve sõitma, siis ütles, ma ei tea, et pärast hakkab mingi amama. Ehk siis me peame ikkagi ise oma lihas jõua veel ennast väntama ümber järve, mis on ka okei meie jaoks. Et praegu ootamegi, võtsime mingi väikese hommikusöögi, üks koht siin oli lahti, et võtame siit hommikusöögi ja siis väike snäkk ja tee peale. Hommikusöök vaatega. Minu käes on siin mingi hiinapärane pannkook, rohelise sibula pannkook juustuga. Ja Hannese käes on mingi riisiplönn. Mingi riisiplönn. Liiga kuum. Seda siis. Praegu hommikul on mega palju sääski ka. Ma ei tea, ei ole näha söövad rämedad siin. Aga see vaade, vau.三分天注定，7分靠打拼，爱拼才会赢。一时失志不免怨叹，一时落魄不免胆寒。哪通失去希望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比
比是海上的波浪，有时起，有时落。好运歹运，总嘛爱照起工来行。三分天注定，7分靠打拼，爱拼才会赢。一时时真不免怨叹，一时路更不免胆寒。nii, et kuna siin jalgrattatee peal on teetööd, siis läheme siit üles Venlu templisse. Peame siit natuke kõmpima selle trepisamme natuke tegema nende ratastega. Päris niiske on olla. Nii, kõndisime siin terve tee üles ja tore avastus on, et värav ees lukus. Ja jah, seal mingit märgistust ei olnud, et kuidas siin nagu edasi minna või veits nõme, aga mis siin ikka, eks me sama targalt lähme alla. 人生可比是海上的波浪，有時起，有時落。No nii, oleme nüüd jõudnud teisele poole järve, nüüd teise külakesse siis. Ja meie teekond on kulgenud seni üsna üle kivide ja kändude, kuna väga suur osa sellest jalgrattarajast on tegelikult suletud. Kuidagi moodi me saime vahepeal siin jalgrattaraja peale, märk näitas, et saab. Ja siis järsku oli tupik, läks üles üks trepp, teine trepp läks alla. Vedasime rattad sinna täiesti üles välja. Väga palju trepisamme, see oli, ma arvan, ma ei tea, mingi 100 trepiastet vähemalt rattaga. Ja siis üllatus, värav on kinni. Maantee ja tempel paistab kätte küll, aga rattalukuga on kinni tõmmatud värav, et siis läksime sama targalt tagasi sealt. Ehk siis meie teekond pikenes. Ja nüüd lõpuks jõudsime sellisesse toredasse külakesse. Võtsime ühe väga värskendava joogi ja nüüd natuke jahtume ja vaatame, mis me edasi teeme. This is oolong tea. This is sugar. Black. This is oolong tea. This is hong cha. Aha.这个你拿起来，你下，明天起来就可以喝。OK。 Jah. Hommikul enne magaminek poeda. This was This is same. 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 一样。This is Disan oolong tea. 还蛮甜。 Ah. Vahepeal ostsime siis paar pakki head teed, oolongi teed, et mis ongi siin Sun Moon Lake'i lähedal kasvatatud, et kõrgmäestiku tee 2600 meetri kõrgusel kasvab siis. Et need kohalikud on öelnud jah, et nad ei saa Tai ja Hiinaga samamoodi võistelda, sest nendel need kogused on nii palju suuremad, saavad nii palju paremat hinda pakkuda. Aga nemad saavad siis just seda käsitsi korjatud teed ja neid kvaliteetteid pakuvad. Et
et nendel on siis see turuosa, üritavad seda endale saada. Aga väga-väga hea tee oli tõesti ja väga tore tädi. Ma veel ei saa süüa. Selline koogikene, aga näete isegi kiri on peal. Me võtsime siis musta tee maitselise. Põhnab hästi, aga on. Ma ei saa süüa praegu tuline. Siis ei saa mina ammugi. Veel. Nii, ja selline näeb see välja siis seest. Selline plõga on sees ja see plõga on tõesti tee maitsega. Ausalt päris hea. Võtsime 7-Elevenist nagu sularaha välja. 7-Eleven on siin selline ohutu koht, kust seda teha. Usaldusväärne, oi. Praegu tulime siia aborigeenide külasse või pärismaalaste külasse avastama siin. See on siuke põlemislõhn natuke. Natuke nagu indiaanlane näeb välja. See on mingi vaiba mingi tegemise koht. Siin värviti niimoodi. See oleks natuke nagu Eesti Rahvaliidu värv juba. 这样有3角形吗？没有，往上摇到底之后用力，1、2、3，好，一样的动作不用说出来，再来，这边好，力，回去2。See on siis mingi pealiku kodu. Tema kodu nägi selline välja, kohe palju suurem. Ei pidanud nii palju kummardama. 2 tulealust. Siin kootakse vaipa. Saab süüa teha. Ja siin on siis by one mingi family house, teine village äkki. Natukene teine kultuur või ma ei tea, kas kultuur on õige sõna. See on selline, kui ma peaksin seda lõhna kirjeldama, siis ma ütleksin selline vana saunalõhn. See veits tõrvane või põlemislõhn. On sellised voodid, plated. Need majad koosnevadki peamiselt nagu ikka kunagi. Tulealune, voodi. Ja see on nagu eesruum. See on nagu eesruum. Elutuba. See on isegi mingi relv. Relvad. Mis siin on mingi toit ka vist või mingi koljud või? Mingid pealuud jah, kellega ma. Nõualuus. Okei, mingi hirve oma.
rattarännak on nüüd läbi. Tulime siis koju ja pesime ja kasisime ennast ära. Aga meie rännak läks üsna üle kivide ja kändude, eriti esimene pool. Kuna väga suur osa sellest rattateest, mis järve kõrvalt läheb, oli suletud. Aga seal need märgid ja asjad olid ka väga puudulikud, et kust siis minema peaks. Ja oli ka selliseid kohti, kus ei olnud öeldud, et see kinni on. Sõidad kuskil 3,5 kilomeetrit mööda seda rada ja siis järsku on väravad ees ja sul läheb 2 treppi. Vead selle ratta sealt trepist üles oma, ma ei tea, vähemalt 100 aastat. Ja siis tuleb välja, et oled küll maantee ääres juba, et sinna maanteele üle minna. Aga värav on selle rattalukuga kinni, et lähed sama targalt selle 3,5 kilomeetrit tagasi. Aga jah, siis jõudsime välja järve teisel pool asuvasse külasse. Seal olid lahedad, lahe suke turg, kus sai igasugu asju süüa ja proovida. Ja siis tulime sama teed pidi tagasi. Ja kuna me tulime sama teed pidi tagasi, siis me juba teadsime, kust sõita. Ja see läks ikka kordades lihtsamalt, et see ei olnud nagu suugi väljakutsuv. Aga nüüd broneerisime ka järgmise ööbimise Alishani siis. Ja homme asume sinna teele, et see on meil üks sihtpunktidest, mida me kõige rohkem ootame. Et see peaks olema väga looduskaunis paik. Nii, käes on hommik ja ootame siis siin bussipeatuse ja 7-Eleveni ees. Ootame enda bussi, mis viib meid siis otse sinna Alishani. Sinna jääme siis 2 ööks ja see peaks olema selline reisi tipphetk, see Alishan. Et seal on väga ilus loodus ja see meile väga meeldib. Ja siin 7-Elevenites pakutakse igasugu huvitavaid asju, nagu natuke olen näidanud ka. Näiteks mingid tees keedetud kanamunad ja igasugu huvitavad asjad. Nüüd võtame siit ka midagi hommikusöögiks. Kogu Maarimaa teeb häälti. Anna veel. Ma jätsin pärast lõuna vabaks. Mõtlesin, et äkki magaks, aga suvi tuli tuppa. Suvi hiilis tuppa tagant. Siis ma mõtlesin, et pagan, sa oleks võinud helistada. Ma oleks hakanud koristama, kuid mis ma ikka see on sama. Pilt ette, please come on. Suve spetsialist on vahetuseks tööl. Ringte pealin on finish. Seal mu sõber tangib sinist. Naabrimeest nägin rinis. Kõik muu mulle pinin. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Väike sirutuspaus bussis ja ka me oleme üsna lähedal juba mingi 20 kilomeetrit. Siin on sellised elukad tuleb välja. Neid ahve me juba oleme näinud, üle tee juba nägime ka neid makaake. Kuid lahti ei saa ja kui tipu sulub tuul, meelt ei heida. Mis mullast on mõet, mullaks ka saab. Sirene ja vilkuvad sinist, lapsad ja meid silmist. Ole peigis, väljas rivist, päris finish. Nüüd lõpuks pannaksegi kinni vist. Aga mis sa vaika nüüd jamad? Pilt ette, please come on. Suve spetsialist on vahetuseks tööl. Ringte pealin on finish. Seal mu sõber tangib sinist. Naabrimeest nägin rinis. Sul on juured nagu puur, neid ei peida. Proovida võid, kuid lahti. Nii, jõudsimegi bussiga kohal siia alasse. Ja nüüd lähme siit mäest üles. Lähme oma ööbimisse. Vaatasin korra kella pealt ka, et kuskil 2700 meetri kõrgusel. Ma praegu ei ole vaadanud, aga umbes nii. Aga siit mäest üles võttis võhmale küll. Nii, viisime asjad hotelli ära. Esmamulje on, hotelli ennast pole näinud tegelikult.
ei tea, kõrged ootused hotellil ei ole, aga ega me siia hotelli ei tulnud. Me tulime ikkagi siia loodust avastama ja seni on esmamulje ikka väga hea. Et see mets siin ümberringi on väga ilus, mingid küpressipuud, ma ei tea, kas eesti keeles on küpress või Cypress igatahes. Tähendab, siin on küpressipuid, aga need siin peaks olema mingit tüüpi männid, aga eks me uurime täpsemalt siis mingi hetk. Nii, kuna kõhud olid bussisõidu ajal juba tühjaks jäänud, siis võtsime süüa. Minul on mingi veise hautisriisiga, tofutan siin ka natuke. Ja Ave tellis omale pelmeene. Ma loodan, et need maitsevad hästi. Jah. Sest see Hannese toit ei näe isuäratav välja minu meelest. Jah, ta ei näe kõige parem välja, aga ma loodan, et maitse on ikkagi hea. Nii, jõudsid ka Ave pelmeenid. Mis sinu hinnaga on siis? 5 palli skaalal 2,5. Siuke täiesti mitte midagi ütleb pelmeen, jah. Mina proovisin ka, minu juures polnud ka midagi erilist. Minu toit, ma ütlen ka, nagu söödav, normaalne sööd ära, aga teist korda enam ei telliks. Siuke riis, ma ei tea, must suht maitsetu. Liha on nagu hea, aga veits võõras ikkagi. Nii et jah, ei ole mulle. Nii, nagu te näete, siis me oleme omadega täiesti pilves. Aga jah, tehniliselt oleme pilvede sees. Ostsime siis ühe rongipiletiga ära. Homme hommikul lähme siis rongiga päikeseloojangut vaatama. Et see pidi olema selliseid üks kindel asi, mis siin Alishonis tuleb ära teha. Et selleks tuleb jah pilet ette ära osta päev enne. Ja siis hommikul vara-vara sõidabki see rong siis sinna välja. Aga jah, vaatame, kuidas see homme siis tuleb. Nii, ja selleks, et aega parajaks teha, siis tulime ühele lühikesele matkarajale või vaatame paar lähedal olevat vaatamisväärsust ära. Muidu näeb nii Siin on palju siis neid, lugesime, et neid punaseid küpressipuid. Ja siin on nagu 3 generatsiooni küpressipuid. Üks on teise generatsiooni nagu otsa kasvanud üldse. Et sageli see esimene mädaneb ära, siis sinna otsa enam-vähem kasvab midagi. Siis teine generatsioon on ka surnud ja siis 3. läheb sealt. Nii, jalutame siin veel ringi. Ja siis tuleb lambist tuli mingi kool. Täiesti maha jäetud udu sees. Nii, ja mingi püha puu tuleb siin 75 meetri pärast. Nii, ja jõudsime selle püha puuni välja. See on üks igavesti suur jurakas. Kaamera pealt ei jää väga hästi peale. Aga ma arvan, et seal läheb 10 inimest küll vaja, et ümberringi saaks käed ümber hüvele. Aga tundub, et siin hakkab mingi ansambel mängima. Erinevad puuliigid siin siis. väljasagest täiega sadama ja muuseumist üks täidikene andis meile vihmavarju, mis on mega tore. Peame selle pärast viima küll visitor centerisse, aga nagu mega tore, nii et peame küll juba täiega märjad, aga vihmavarjuga on ikka parem. Kell on 4:15 hommikul, äratus oli 3:50, et minna vaatama päikesetõusu. Jah, me lähme siis praegu rongi peale, mis Annas juba eile rääkis, on must do thing to do here. Igal juhul me lähme siis sinna ja väga põnev veel, aga silmad on nii kotis ja ma ei maganud üldse hästi. No esiteks sellepärast, et sa tead, et sa pead varakult ärkama, aga teiseks, ma ei tea, lugesime mingitest review'dest, et see voodi on hästi itchy või nagu selline ajab sügelema ja me bedbugs ei näinud, me kontrollisime üle, aga ma ei tea, mul oli Tais sama asi. Kas ma kujutan seda ette endale? Ma ei
jah, ma ei tea, aga ma reaalselt terve öö mingi nihelesin ja sügelesin ja siiamaani tegelikult sügelen. Nii et ma ei tea, võib-olla see on see vahe, millega nad pesevad, et see tekitab mingi sügelemist või ma ei tea, igal juhul ebameeldiv ja ei saanud hästi magada, aga jah, praegu lähme siis 4:50 läheb vist tegelikult rong, me peame natuke kõndima sinna, aga Annes ütles, et kuskil oli kirjas ka, et tuleb varem kohale minna, et inimesed võtavad järjekorda ennast. Nii et äkki saame parem kohast siis, kui me läheme varem. Ja me oleme nagunii valmis, mida me siin toas ikka passime. Nii et let's go!一时日不免怨叹，一时落魄不免胆寒。哪通失去希望，每日醉茫茫，无魂有体，亲像稻草人。人生可比是海上的波浪，有时起。照起工来行，3分天注定，7分靠打拼，爱拼才会赢。一时日不免怨叹。Täpselt ei tea, aga Karmini kell pakub meie kõrguseks praegu 2700 meetrit. Vot. Ma ei tea, kas asi on selles, et ma olen praegu kehvas füüsilises võimekuses. Võib-olla kombo, ma arvan kombo tegelikult asjadest. Aga mäest üles olek võtab nagu niimoodi hingeldama. No see, et hingeldama see on nagu okei. Aga et sellest taastuda, vot see on nagu selline, et ma mingi jõuan üles ja ma mingi hingeldan 2 minutit vähemalt veel. Või terve, nagu, et kui see üks suurem tõus on nagu ära läinud ja siis ikka nagu enne, kui ma seisma võimesti jää, siis hingeldamist ei lõpeta. Et päris huvitav kogemus, et seda me teame, et 2000 meetri pealt siis õhk läheb hõredamaks. Muidu nagu niimoodi ei tunneta seda, et hõredam oleks, aga just füüsilist pingutust tehes siis on tunda natukene. Ma tahan vähemalt öelda, et asi ei ole selles, et ma lihtsalt väga halvas vormis hetkel olen füüsiliselt. Ma arvan, et ikkagi kombo. When the fever's gone and the road's to dust, I touched down Sunday to tie the loose ends up. With a pocket full of that gypsy stuff. I heard you calling me through the dissonance. I've been known to run just to feel the rush, but the dying sun illuminates so much. It's hard to see beyond what's inside. Meil on hommikusöök ka hinnas. Ave võtab siin, ma ei tea, telefon võrdluseks, ma ei tea, ma just võtsin sööki vähem, kui suur mu telefon on. Annes võttis küll rohkem. Tema on julgem mees. Ma suht vägisi võtsin, et ega ausalt öeldes mitte ükski asi ei näe siin isu äratab. Ja juba seda proovisin. Krimpsutasin nägu, pole hea. See võrse või see ka ei ole väga hea. Minu oma asjadest pole õrna aimu, mis asi need on. Kõik on hiina keeles. Ainuke asi, mis on kirjutatud,
et mis on kohvi ja sojamilk. Nii, proovin tofuka, ma mõtlesin, et ma mingi lihalist julgen võtta tofu. No, ma ei ole väga suur tofu fänn, aga see ei saa halb olla ju. Või saab. Tean, et maitseained on nii rõvedad siin. Oh my god. Nii hull või? Mul käib suus ringi. Mingi roheline asi. Jook. Kuidas sulle siis meeldib need bambusevõrsed? Jaa, suht maitsetud. Ma arvan, kui maitsestada kuidagi meelepärast, et siis oleks ilmselt hea, aga normaalne. Nuudlid. No riisinuudlid, sulle meeldib riisinuudlid. Need on täitsa okei. Ja see muna singi asi, see on ka täitsa okei. See asi, ma ei tea, mul pole näimu, mis see on. Juu, mingi. Näite kaamerasse ka. Tilgub. Tilgub, jah. Oh my god. Tea, mille sees see ligunenud on. Mul reaalselt pole õrna aimu, mis see siis on. Ma ei tea, minu on suht mõttetu, maitsetu. Ei ole see hiinapärane hommikusöök meile. No, mis meile muidu on maitsenud, on see hiinapärane mingi pannkook, omlett on olnud päris hea. Ja linnas saab rohkem nagu mingeid muid asju ka. Aga siin mäestikus lihtsalt on väga väike valik. Ja ka need review'd ei olnud ka väga head siin. Aga meil on veel tänane päev siin ja homme. No 7-Elevenist saan saiakis osta. Tegelikult saab siin mingi osta mingi võikud ka, et nad soojendavad sulle. Ja mingi Taiwan style crispy chicken, see ka, ma arvan, mingi pakendist lihtsalt nad soojendavad äkki. Mõnni söögikoht tundus enam-vähem, aga me ei ole väga paljudes käinud. No jah, aga enam-vähem tähendab see, et no võib-olla nagu kõlbab mingi 1-2 toitu sealt. Ostsime 7-Elevenist endale natukene matka jaoks snäkke ja üldse hommikusööki. Ja siin on selline kondenspiima mingi saiakene, mis on proovima, aga kuna me oleme nii kõrgel, siis see pakend on nii punnis, naljakas. Jannes sööb oma masterpiece, mingi hot dogi, mis on ja nii hea, kui Eestis Circle K saab. Aga seda pole ammu saanud nagu nii. The light I realize 4,000 nights I've been a restless soul Just wasting time Digging up fool's gold It took 1,000 lives Being on my own For me to find It was all fool's gold Couldn't taste the fruit There's a bulletproof bond Between meaning and you It's hard to see beyond what's inside But when you tilt the light I realize 4,000 nights I've been a restless soul Nii. Umbes kilomeeter peaks veel minna veel tippu. Aga jah, põhimõtteliselt ongi 3,5 kilomeetrit sellist trepikõndi. Võtab hingeldama küll. Oleme kuskil 2500-600 kõrgusel. Aga pulss on 157 praegu. Praegu on järsem tõus. Aga ümbrus on väga ilus.
nii. Meil oli vahepeal väga pikk tõus ja järsk. Pulss oli kogu aeg siuke 150, 160. Aga nüüd on natuke laugem. Aga siit nägime ära, et tegelikult me oleme ikka väga kõrgel. Et loodame, et tipust tuleb ka väga hea vaade. Siin on Formosa punane küpressis jälle oma eelmise vanema peal siis kasvama hakanud. Et see on üsna tüüpiline siin, et väga palju esineb seda. Et ei ole varem näinud, et puud niimoodi enda vanema peal kasvama hakkaks. Jalad on juba täitsa pehmed. Näitab 3 kilomeetrit mindud. Järelikult 500 veel. Kell näitas mul 3,4, aga ta on natuke pange ka. Oleme lähedal. Et oleme suht higised. Õnneks valdavalt see rada on ikkagi varjus, sest need küpressipuud on nii head kõrged ja hea varjualune. Aga vedab läbi küll just see viimane kilomeeter on olnud selline väljakutsuv. Muidu oli täitsa siuke treppidel jalutuskäik, aga siis hakkas järjest tõus pihta. Me juba üle kilomeetri me ei ole kordagi alla läinud. Nüüd on mingi langus. Ja see tähendab, et järelikult peame vist üles uuesti minema. Nüüd jookseb nüüd maakski vahepeal vaade. Nii, märk väidetavalt ütles mingi paarkümmend meetrit tagasi, et see on 100 meetrit. See on küll üks pikk 100 meetrit meie jaoks. Jalad täiesti süldid. See läheb küll püstloodis üles. Aga ootame juba neid vaateid ja seda tippu. Nii, vist viimane trepp. Viimane tõus. No nii. Mingi hoone paistab. No nii. Nii, tipus käidud ja nüüd on aeg liikuda tagasi. Tipust isegi on kõige parem vaade, mõtleks, et siit on natuke parem isegi. Aga mis siin ikka? Nüüd on palju samme veel ees. Jah, tunni aja 20 minutiga tulime siia tippu. Ja ma arvan, alla minek läheb natukene rutemini. Nii, me jõudsimegi alla tagasi. Kokku läks meil üles tund 20 umbes ja alla tund aega. Jah, alla oli palju lihtsam. Selles suhtes alla mäest alla on ja põlvedel on veits. Selline pead olema hästi ettevaatlik ilmselgelt. Aga füüsiliselt nagu higistama või nagu hingeldama nii palju ei võta, et väga mõnus oli. Ja tuleb välja, et me läksime väga õigel ajal. Jumal tänud, meil täna väga varajane hommik oli, sellepärast, et kõik need hiina keelt kõnelevad, ma ütlen siis kõik need turistid, vanemad inimesed läksid just ka sealt rajast siis ülesse ja töllerdasid selle vahepeal ja nii et me olime põhimõtteliselt kahekesi, siis oli veel meil 3 mandariini keelt kõnelevat turisti või mingit meest kõndsid koos meiega. Nii et see oli väga mõnus rada ja põhimõtteliselt ainult meile. Nii, matk on tehtud. Matkast koju oli ka pool tundi kõndida mööda treppe ja kallakuid. Nii et lõpuks oleme peaaegu kodus siis. Siuke tunnen küll, et jalad on nii pehmed, et täna küll enam kuhugi ei liigu. Aga jah, puhkame natuke, peseme ennast puhtaks korralikult. Joome siin mingit ploomi alkohoolset jooki. Maitseb nagu alucha. Alucha, mingi kompott, ma ei tea, kas inimesed teavad, aga mu vanemad kunagi tegid. Aga see on 3% mingi alkoholne jook, jah? Just. Aga jah, korralik matkapäev, 29 000 sammu on täis.
aktiivseid kaloreid, täna mul on näidanud 1700. Niisama kaloreid ka 1000, nii et või tegelikult alkoholi me ei propageeri ka. jah, see ei ole siin alkoholi reklaam, eks ole. Täna on esmaspäev, ma ei tea, mitmes kuupäev, aga me läheme nüüd Alishanist ära, me läheme nüüd Kaohsiungi. Ongi täna hommikul magasime nii kaua, me läksime ülivõra magama ka ja magasime kaua pikalt ja siis kohe hommikul, kuna seal see toit ei kannatanud, tulime kohe siia bussijaama ja lähme bussi peale. See viib meid siis Chiayi sellisesse kohta ja siis sealt edasi peame võtma kiirrongi ja siis jõuamegi Kaohsiungi lõpuks. Ja seal hetkel on plaaninud ainult üks öö. Me tahtsime tegelikult minna sellisesse kohta nagu Genting National Park, mis tundub väga mõnus ja nad nimetavad seda Taiwani baaliks või noh, et see on selline troopiline koht ja rannapuhkuse koht. Aga kui me vaatasime ilmateadet, siis seal on iga päev mingi tormihoiatused. Et iga päev nendel päevadel justkui meie tahame olla seal, ehk siis me arvame, et me ei lähe sinna, suure tõenäosusega ei lähe ja vaatame siis oleme kuskil linnas. Et linnas vihmasilmaga on rohkem teha kui rannapiirkonnas või siis looduspaigas vihmase, tormise ja väga tuulisilmaga, nii et jah. Just wasting time, digging up fool's gold. It took 1,000 lives, being on my own, for me to find it was all fool's gold. Nii, oleme vahepeal jõudnud Taichungi. Ei, nali, Chiaisse jõudsime. Ja nüüd meil on enda rongini aega siuke tunnike. Ja siis vahepeal meil kõhud olid nii tühjad. Selle Alishanis me põhimõtteliselt paastusime, siis see toit ei kõlvanud seal ausatades kuhugi. Ja nüüd võtsime natuke saiakesi ja häid bubble tea jooke siis. No nii, oleme jõudnud siis Kaohsiungi. Üks seljakott on ees, teine taga. Aga ka siin. Ja jah, oleme kohe jõudnud ööbimisse.